Kalju Nagel, minu jaoks olete te maastikumaal ja võib-olla see kõike teie kunsti kohta ei ütle, aga kuulaja jaoks ja teatajate jaoks ütleb parasjagu. Eile, kui ma teid Peedu suvekodust kätte sain, olid teil mõlemad käed tõepoolest mullased ja te olite väga heas tujus. Ja see mullase siblimine, see on üks puhkemoment ja üks väga armas ala. Ja see kevad ongi väga halval ajal, et loodus läheb ilusaks ja aed tuleb teha. Ja see segab mul loomingulisel tööl. Tegelikult peaks praegu loodust jälgima ja maalima, aga iga kord leiab inimene vabanduse. Neid mullaproove vaatan, siis need on nii suurepärased abstraktsed maalingud. Kõik on kuidagi seoses, need värvid omamoodi lähevad kokku. Nagu head suured akvarellid, aga veel rohkemgi siin on faktuuri. Vaatame teise seina, näete kuvita, seal on nagu mingit peidetud merelainetust ja viirutust ja korrapära ja siis jälle niisugust maitsekat värvisegamist. No vaata, niisugust pilti suvel on ikkagi igatsust näha, siis lähed mereranda. Vaata, ega siin rohelise suvise looduses enam mulda ei näe palju. Aga seal võib-olla, ütleme, Viru rannikul, kus on suured pae ja liiva need kõrgendikud, seal ikkagi näeb niisugesti mulla värvi mõju looduses. Aga siin on nad tõesti oma kordumatuses. Midagi ei ole, mis teist meenutaks aruldaselt. No, mind on kunstnike hulgas peetud üheks viimaseks mohikaanlaseks, kes otse veel pilti teeb looduses. Aga mina ei usu, et ma viimane olen, sest ikka ju noored jälle pöörduvad looduse juure ja vist ei ole suuremad õpetajad kunstnikule kui loodus ise. Selle juures ma olen sügavalt veendunud. See tähendab seda, et kunstnikul võib oma käekiri olla ja ta võib ka abstraktselt selle kujutada looduses. Aga loodus on see nii-öelda nagu see ainus suur jumal, mis õpetab sind. Ja loodust selle tõttu mina isiklikult ja ütlen, et seda tuleb väga hoida. Otsides seal motiivi, kus avastad hävinud loodust, hävinud talusid, hävinud põlde, soid, sood, heinamaad, kus kunagi vast olid 100 heinakuhjad, nüüd on võsa. Siis vaatad, et see ei ole looduse hoidmine ja tõesti ma tunnen sisemist suurt rahuldust, et hakatakse talusid taastama. Ja need talud on alati niisuguse romantilised ja põnevate niisuguse kompositsioonilises seoses loodusega. Nad on nii nagu monumendid, sealt ei ole ära võtta midagi ja juurde panna.